Olemata spordialast on sul vaja tugevat, vastupidavat ja hästi kehaasendit hoidvat keha keskosa, nagu näiteks siin. Jass, kuidas on? Lapse mäng. Et see ära teha, peate te palju harjutama, aga meie anname teile kätte põhitõed. Selles aitavad meid Eesti jalgpallikoondise rekordinternatsionaal Martin Reim ja gümnaasiumi tüdrukud. Martin, sa oled vist antud harjutusega varem kokku puutunud, kindlasti? Jaa, et ütleme, eks see ole nagu üks põhiharjutusi, et millega alustada, et selles mõttes on hästi tuttav. Vaatame järgmist keha keskosa harjutust, nii-öelda kõht maa poole, küünarvarus toeng-lamang ehk rahvakeeli plank hoidmine. Nii, tähtis, et vaagen oleks neutraalses asendis ehk selgi oleks liiga nõgus ega liiga kumer. Väga tähtis punkt. Keha keskosa on aktiveeritud, kõik lihased, mis meil siin on, et ei tõmba kõhtu sisse, vaid pingutame kõiki lihaseid. Kaasa arvatud tuharalihaseid, reie esiosa lihaseid, varbad on hästi enda pool, kannad on taga, küünarnukid on ilusti õlgade all, et ei ole keha liiga ees ega liiga taga, pea on ilusti joondunud. Ja nüüd lihtsalt hingame, hoiame vajalikke lihaseid aktiveeritud ja hoiame. Tüdrukud, proovime järgida. Selge natuke liiga nõgus, keera natuke niimoodi. Rind rohkem ette, pea natuke kõrgemale ja vaata otsa alla, vaata alla, hästi. Siis, kui juba keha läbi vajub või hakkad nagu viltu või mis on parem nagu lõpetada, muidu teed endale äkki liiga hoopis, et siis mõttes ongi tasapisi, seda aega nagu pikemaks venitada ja et selles mõttes ei pea teistega võrdselt tegema, et siin on igalühel oma aeg nii-öelda. Enne kõike on oluline korrektne tehnika, mitte aeg, kui kaua keegi selles asendis püsib. Järgmisena vaatame põhimõtteliselt sama harjutust nagu eelmine, ainult me oleme sirgetel kätel ehk toeng-lamangus, mis on siis eeldus üldse, et kätekõverdusi hakata tegema. Sirgetel kätel, toeng-lamang. Väga hea, puuse peal natuke kõrgemale, pea ilusti ühel joonel, käed on õlgade all, vaagen ja lülisammas neutraalses asendis, keha keskosa aktiveeritud, kõik lihased ilusti töötavad, tuharalihased töötavad, reielihased, jalad on tikksirged, keha moodustab ühe terviku, kuskil ei ole nõrka lüli, kui tunned, et kuskilt hakkab keha järgi andma, kui suudad korrigeerida, korrigeeri, kui ei suuda, on mõttekas harjutus katkestada. Parem teha tehniliselt korrektselt kui valesti. Lisaks võib teha sama harjutust ka külje pealt. Õlavars ilusti sirgeks, ühele joonele. Õlg on ilusti nii-öelda pakitud. Tuharalihased töösse. Keha keskosa aktiivseks. Jälgime, et keha oleks ilusti ühel sirgel joonel. Väga hea. Kellel see variant nüüd kipub lihtsaks jääma, siis võib tõsta pealmist jalga sirgelt ülesse natukene. Samamoodi võib ka pealmist kätt sirgelt ülesse tõsta. Jälgida, et puus ei vajuks ära. Ja hoida. Samamoodi võib teha pealmise jalaga dünaamilised tõsteid, et korraks lased alla ja tõstad ülesse. See on juba päris raske variatsioon. Aga väga hea. Nii. Harjutus, mida me lõpus nägime, on nüüd väga edasi jõudnud variatsioon. Alustada tuleks ikkagi fundamentaalsetest baasharjutustest ja järk-järgult tõsta siis harjutuste raskusastmeid.